No nii, tere. Tere. Kuidas läheb? Uniselt. Puhkanud. Tegelikult peaks olema ju puhkanud täiega. Jaa, täiega kohe puhkanud. Miks sa siis ei ole puhkanud? Ma ei tea, millal see... Palju ma peaks puhkama, et ma järgi puhkaks kõik selle puhkamise, mis mul on puhkamata jäänud. Priit ütles mulle, et järgi ei saagi puhata tegelikult. Ainult ette saab puhata. Oh, issand. Või kas ta ütles? Ikka ütles nii, jah? Et saad ette ennast laadida mingiks perioodiks justkui. Tagant järgi puhata ei saagi väga hästi. Et see mõttes, et kui oled väsinud, siis ei saa lihtsalt ühe päevaga puhanuks. See on just leidma selle rütmi, et sa iga päev saaksid olla puhanud äkki. Okei. Kuu aega möödas jälle. Eelmisest umbes. Vähemalt me peame oma lubadust. Me oleme jälle mingi uues kohas. Selles mõttes, et eelmine oli kodus köögis, aga me tegime eelmine kord lihtsalt Iti oli ka. Praegu me oleme hotellis. Jah. Remo ema kinkis meile jõuludeks 2 ööd hotellis. Esimene öö on ära oldud, rohkem mine vastu ei pea, mina lähen täna koju. Remo jääb edasi puhkama. Ma arvasin, ma juba eile ma ikka õhtul nutsin veits. Et raske on olla lapsest teemal, kuigi ülihea on. See on nii imelik. Et ühest küljest on nii hea käia. Me käisime täna lihtsalt mööda poode ringi. Et me oleme siin täpselt kvartali ja tasku ja kõige kõrval, et käisime lihtsalt ringi, et pole ammu saanud niimoodi poes käia, et ei ole kuskil kella peale jooksmist või midagi. Ja siis käisime söömas, kõht jälle valutab. Mul õnneks praegu ei valuta. Et kuidas läheb siis? Minul läheb õigesti. Läheb nii nagu, minu arvates läheb nii nagu peab minema. Ja hästi läheb ka. Hästi läheb mul kogu aeg muidugi. Ma proovin seda. See on kohutavalt halb. Siis ma ei taha. Aga sa võid proovida. Ei, ma ei taha. Maitse. Ei, ma ei taha. Ma olen täna nii palju halbust asju söönud juba. Proovi, palun. Ära usalda mind. Ühesõnaga, võin öelda kohe teha reklaami Lemonati by Borjomi. Pirni oma. Ei ole üldse hea. Minule vähemalt meie maitse. Aga jah, mina ei tea, minu jaoks minul see mõttes läheb õigesti kõik, midagi ei ole valesti. Ei saaks öelda, et kuidagi halvasti on midagi. Et see mõttes, et jõulud ja elurütm on hästi. Minu arvates sinul läheb, saad nagu järjest ikkagi rohkem puhanud, tervist tundub, et läheb paremaks. Sa ütled, et sina ka järjest paisud ja... Ja sa järjest paisud ka, mis on ka ju ainult hea märk. Järjest paisud, oled rohkem puhanud natukene ikkagi. Ja vähem, ma ei tea, stressi. Ma arvan, et need on need asjad, mis nagu asjad on hästi, jah, ikkagi. Iti on tubli ja Iti teeb nalja kogu aeg. Et see mõttes mina ei tea, mina ei, nagu alati, ma ei suuda nagu leida midagi. Kui küsidagi, et kas ma olen rahul? Jah, absoluutselt 100%. Kõigega olen rahul. Mis minu elus on? Ja ega minu suust ei kuulekski ühtedis vastust muidugi. Seda küll, Ja nii nagu iga päev mu käest küsid, et kuidas ma magasin, siis väga hästi. Või nagu tavaliselt. Vist on minu see lause või mis ma ütlen tavaliselt või?
Normaalselt. kuidas magasin normaalselt. Või siis su teine vastus on tavapäraselt? Tavapäraselt. Ehk siis ma ei tea, ma ei lase kuidagi heidutada sellest, kuidas ma magan ennast väga. Ma ka ei lase, aga see lihtsalt heidutab mind ise. Ja mida võiks panna siis sellesse kategooriasse, et mis on need asjad, mida saab teha paremini ja mis on võib-olla, ma ei tea, segavad või mis on nagu kategoorias, mis on siis nii-öelda valesti. Ehk siis kui nagu suures pildis kõik enamused on nagu liiguvad õiges suunas, siis mis on valesti, on see, millega ma võib-olla struggle'in natukene. No ikka on seesama mingi ärevuse ja huinja nagu. Ja otsustamatus. Või nagu õigemini nii palju valikuid on lihtsalt see on üks suur kohutav asi. Palju valikuid, millele mõelda, kuidas midagi teha. Ja see puudutab siis mind ja minu podcasti ja mingit aega ja tööd. Sest et ma tahan rohkem teha, ma tahan oma aega kulutada selliselt, et ma saaksin teha neid asju, mida mulle meeldib teha. Aga kui ma tahaksin oma aega kulutada ainult niimoodi nende asjade peale, mida ma nagu tahaksin teha, siis loomulikult ei ole see hetkel veel võimalik, sest et finantsiliselt ei ole see loogiline. Ehk siis ei ole võimalik ainult teha neid asju, mis hetkel nagu mitte midagi sisse ei too. Ehk siis kokkuvõttes on balanss. Ja siis vaja leida. Ja kogu see kõik see ülemõtlemine, ma arvan, ma nimetan seda ülemõtlemiseks kokkuvõttes, on, ma arvan, üks osa, miks ongi veits nagu ärevust. See on ikka priceless. Nii. Asi on priceless. See on mingi jalad arkis istumine. Ja enne oli teha oma jalge vahet näidata teile, sellepärast ta paningi padja sinna. Ta kardab. Aga noh. Mis sa nüüd geniaalselt ütled? Ilma selleta, et kui sa ei oleks seda patja võtnud, siis ilmselt ei oleks keegi pannud tähelegi. Nüüd kõik teavad, et see koht, kus see on ja mida sa varjad. Nii et selles mõttes. Ja mida ma muudan või mis ma plaanin nagu teha siit edasi, et selle ärevuse või muu asjaga tegeleda on kokkuvõttes ikkagi, ma jätkan seda oma spordi või tervise rutiini ja viin seda jaanuarist alates, siis ma hakkan tegema järgmist challenge'it, mis peaks aitama jällegi seda kõike paremaks teha. Just siis, et mis ma siis teen, ma arvan, ma hakkan käima jooksmise asemel jõusaalis hommikuti rohkem. Ja toon selle mingi jõutreeningu ka juurde, lisaks sellele jooksmisele, mis ma praegu teen. Ja mis ma olen teinud, mis meil tegelikult on hea, on see, et ma oma sotsiaalmeedia kõik siis Delfid, Postimehed, Instagram, LinkedIn, Facebook on need kohas, kus mul mingi telefon mind põhimõtteliselt siis segab. Ehk siis need kõik ma olen pannud kokku, et mul on siis 15 minutit päevas on piiraeg. Ja need paroolid on enneli pandud, nii et ma ei saa nagu neid muuta ka. Ja see asi mulle meeldib täiega ja see töötab ka. Kõige hullem on see, et isegi mina unustasin vahepeal selle parooli ära. Jumala hea risk. Ehk siis kokkuvõttes aga jah, kokkuvõttes ikkagi millega mina siis tegelen väga palju või ütleme, kui mu veits fookust läheb, on siis enda tervise või ütleme siis pikaajaliselt kasulike tegevustega ja võtan ära igasuguseid mõttetuid asju oma elust, mis minu enda arvates on siis mõttetud raiskamise kohad ja tahan need asendada siis mingilegi kasulikumaga. Ja kasulikum minu jaoks on siis ongi
mingisuguse content'i tootmine kuskil internetist, millest potentsiaalselt võiks olla kasu teistele ka. jah, ja kui ma räägin nagu sellest poolest. Sest muude asjade osas ma tunnen, et on hästi. Kui mis siis viimane 6 aega on olnud? Sa räägid nagu praegu, mis sa tegema hakkad, aga mis siis nagu viimane 6 aega sinu mäletamist mööda on toimunud? Mis sa mõtled? Jah, üldse, mis meie elus on toimunud? Sinu vaatest, jah. Mis siin ikka toimunud on? No just olid jõulud. Siis me käisime Espaas. Ehk siis minu arvates on nagu siukse Spaas me rääkisime juba. Paremuse, minu arvates paremuse või ma ei tea, muutused tasakaalu suunas on minu arvates toimunud viimased 6 aega. Minu vaatest, nagu et mina olen rohkem investeerinud aega endasse jätkusuutlikult, ehk siis see on juba alates septembrist loomulikult ja ma olen seda järjepidevalt teinud ja ma olen just rohkem, ma arvan, pannud mõtteid ja effortid sellesse, et ma ise saaksin olla normaalne inimene. Ja läbi selle ma tunnen, et ma panen rohkem kvaliteetsemat aega ka peresse ja teisse. Ja läbi selle kokkuvõttes ka ettevõtlus. Ma ei ole niivõrd palju narveerinud, sest et kokkuvõttes mulle tundub, et see setup, mis hetkel nüüd nagu on inimestega, siis et see setup tegelikult on, see töötab ja see võimaldabki, ütleme siis õige pea sellist elustiili, mida ma tahan elada. Mis siis eelkõige tähendab seda, et ma saan veeta võimalikult palju aega teiega ja perega ja ülejäänud aeg läheb põhimõtteliselt nendesse asjadesse, mida ma lihtsalt tahan teha. Ehk siis kõik tegevused minu ideaalmaailmas oleks, et kõik tegevused, mis ma teen, justkui lisavad mulle energiat juurde. Ja minu arvates me sinna suunas nagu liigume. Ma ei tea, on sul mingid muid sul on mingi muu vaade sellest, et mida sina näed, et ma 6 aja jooksul teinud olen või mida sa mõtlesid selle küsimusega? Mulle tundus nagu sul oli mingi spetsiifiline asi, mida sa arvasid, et ma jätsin ütlemata. Ma pean seda kohutavalt jooki oma vahepeal. Ma nii ebamugava, klamber on peas. Saad sul. Võta rääki siis klamber. Ühti. Ei ole. Ma olen vist sellest toidust nii, või ma magasin täna ka kehvasti, natuke asinud. Ma tea, mul on vist nagu räige rollercoaster olnud see 6 aega. Et ma nagu kõrvalt mõtlen, et me elame mingi paralleelreaalsustes vist. Mis siis sinu? Ma ei tea, minu arust oli nagu mega raske. Nagu minul oli mega raske, sest et sa ju mingi nädal aega tagasi põhimõtteliselt nädal aega võtsid vabaks, sest et mul oli enesetunne nii kehva, et ma ei saanud voodistki püsti mingid päevad. Nagu mul oli nii raske olla, et mul oli vererõhk oli nii madal. Siis nagu, see oli see ikalduse poolega, ma ei tea, me käisime ultrahelis ja lapsega oli kõik korras ja minu riskid olid madalamaks läinud ja võrreldes eelmise korraga. Sugu teada ei saanud, aga laps kasvab ilusti. Ja
jõulud olid meil see aasta täiesti teistmoodi. Nagu selles mõttes, et me lasime kõik täiesti vabaks, nagu et ei olnud mingit punnitamist ja lõpuks suht tore oli minu arust. Et käisime maal, kus ma tundsin natukene nagu, mina tundsin ennast ebamugavalt, sest me umbes ei teatud ette, läksime sinna, et seal oli nii palju inimesega. Ma ei tea. Järgmine kord ma ikkagi paluks öelda vist minu enda pärast juba, et kuule, et me tuleme ka. Aga ei, mega tore oli, Itil oli täiega tore selles mõttes, et Saara oli emaga ka. Ja ma ei tea, emotsionaalselt on siuke, ma ei tea, see ongi nii veider, et ta samas on rahulik, aga samas on siuke, palju on siukest hirmu vist tuleviku ees ja see väsimus on siuke, et mina küll tunnen, et ma olen päris off olnud vist enamus aega. Sest et see on olnud nii väsitav kuidagi kõik minule füüsiliselt nagu ka kurnav. Et oligi täna oli mul täitsa üllatav, et su ema ütles, et Iti ärkas hommikul kell 6 ja jõi vett ja jäi magama ja ärkas kell 8 läbi ja ta pidi vahepeal kontrollima, et kas kõik on hästi nagu what? Meil pole kunagi siukest asja olnud. Nagu what? See tundub nagu üldse minu laps. Et loodan, et kui ma täna koju lähen, et siis ta magab sama kenasti. Kindlasti mitte. Et selle öise unega on jah, nagu on nagu. Ma ei tea, nagu roller coaster üles alla. Jah, et selles mõttes, et need taunid ei ole nii hullud enam nagu selles mõttes, et ma olen nagu aksepteerinud, et üks laps tuleb veel või kuidagi nagu on kohale jõudnud. Vist ma ei tea, kas ma ütlesin eelmine kord ka, aga kuidagi nagu rahulikum on seekord. Eks seda nagu ma käin ikka kriisinõustaja juures ja psühholoogi juures selles mõttes, et mul on ikka ärevust sellega, et kuidas see kõik välja näeb. Et mu aju tahab ikka kontrollida või nagu... No, see viimane kord aitas vist päris palju. Hirmuta. No muidugi ma poleks tänase ööseks jäänud. Et kui ma poleks kriisinõustajaga sellest rääkinud, et siis ma arvan, et ma poleks suutnud jääda nagu... Sest et mul on ikkagi olnud, mul on nagu nii tugevalt see veendumus, et enne 3. eluaastat ma ei saa kuskile minna. Ja samas see oligi see teine äärmus, mis mul oli nagu, see oli kohutav lihtsalt teile otsustada. Ja ma nagu, et tegelikult ma täiega vajan seda puhkust. Just see, et ma saan lihtsalt olla. Et kuidagi sellest ajagraafikust natuke väljas ja mingi siuke... No muidugi täna ma olin ikka 4 hommikul, olin üleval nagu siukses mingi poolunes. Et see graafik on nii kehas veel, aga see väsimus on jah, nagu see väsimus. No ega ma selles mõttes, et no see tookord paningi su suht fakti ette ka, et ma ütlesingi, et ma lihtsalt ei jaksa. Nagu. Ma alguses arvasin, ma olen haigeks. Ja siis ma lõpuks mõtlesin vererõhku, siis mu vererõhk ülemine oli alla 100, nii et mul oli nagu vererõhk oli nii madal. Et noh, oligi aru saada, miks ma jaksanud püstiga tõusta väga. Et erinevaid teemast on veel, nagu me just tulime väljas söömast, siis ma ütlesin, et meil oli pikk arutelu seal laste kasvatamise teemale värk ja siis ma ütlesin, et tuleme jälle podcasti tegema mingi matuse meeleolus, et oleme just jõudnud seal mingi söögilaua taga tülli minna. Noh, mitte tülli otseselt, aga siuke nagu siuke veits oli siuke matuse meeleolu seal mõlemad veits vist mitte solvunud, aga kuidagi jäime hästi vaikseks ja näod läksid tõsiseks mingit laste teema pool. Et kuidas neid siis kasvatada ikka ja mida lubada ja kuidas ja mida mitte ja mis plaan sul on edasi vaadates, mis sa siis millele sa keskendud või kuidas sa näed sa mingit põhilisi asju, millele sa tähelepanu rohkem pärad nüüd järgmine kuu või nüüd edasi minnes? Ma loodan nagu, ma pikemalt sellel hetkel ei taha peatuda, aga ma loodan, et
abilise teema loksub minu jaoks paika, sest sellega on ka eelmine kord ma rääkisin, et me leidsime ja praegu on olnud lihtsalt see, et kuidagi nagu haiguste ja asjade perioodil on olnud kuidagi ebastabiilne see ja ma näen, et see tegelikult mõjutab mind, et just see, et kuna mul ongi nagu nii halb olla, ühest küljest ma nagu loodan sellele, aga samas ma ei saa sellele loota, nagu kuidagi see pendeldamine on käinud, et praegu ongi sihuke natuke mingid kohad on minu jaoks nagu lahtised, aga ma, kui ennem kui need selgemaks ei saa, siis ma neid nagu niimoodi ei taha rääkida. Et lihtsalt ma loodangi selle asja nagu paika saada, et kui see struktuur rohkem on nagu toetavam selle osas, siis ma kindlasti tunnen ennast ka paremini või nagu abi osas. Ja ma ei teagi selles osas, et ma ei tea nüüd nii, ma praegu, mul ei tule ühtegi asja, mis, kui ma mõtlen, mida ma nagu veel või paremini või ma ei tea, sükast, sest ma nagunii, ma üritan kogu aeg maksimumi teha, et mul ei ole hetkel mingit, ma kuidagi võib-olla, mida ma üritan, ongi järjest rohkem nagu aktsepteerida seda, et varsti on jälle või nautida seda aega, et mul on praegu vähemalt nii palju kund näiteks või nagu siukseid väikseid rõõme, et võib-olla varsti ma ei saa siis nii paljugi magada ja puhata siis nii palju kui võimalik on erinevat viisi pidi. On see, mida ma saan nagu kuidagi, et natuke ennast rohkem täita. Ja viskagi, ma ei teagi. Ma selles mõttes, et ei... Järgmised need parened peaks olema igal juhul rahulikum. Jah, et ma kindlasti vajan nagu puhkust või siukest endiselt, isegi kui praegu on olnud nagu, no ma seda eelmist, kui see nädal aega, ma ei võta seda nagu puhkusena, sest et mul oli nii raske olla. Aga praegu ma tunnen, et ma vajan puhkust ja nagu siukest, et ma olen füüsiliselt juba rasedus võtab ja iti on hästi aktiivne, nagu ma siin 100 korda öelnud olen ja see võtab nagu nii palju ressurssi, sest et meil ta ei vaata telekat ja ma ei tea, mingisugust asju, et ma siin üritan kogu aeg mingeid asju valmis mõelda, mis talle nagu tegevust pakuks ja et on mega äge, selles mõttes ta on mega äge laps, lihtsalt ma loodan, et ta seda aktiivsust ära ei kaota. Ei kao tal see, et uudishimulik ja värki. Aga see ongi kõrval on see kurnav allast, et ta on praegu siuke kaskadöör ka veel, et kuidas sa siis puhata kavatsed? No ega ma muud moodi kavatsengi niimoodi, et sa lased mul hommikuti magada ja siis ma pean võtma neid hetki, et ma ei tea, vahepeal minema jalutama ja nagu neid praegu see aeg eemal olla on minu jaoks. Mulle väga meeldib, aga ma praegu siin ütlen, et ma olen meeletult tänulik Lindale, et ta selle aja meile nagu andis. Lihtsalt ma praegu tunnen, et see natuke minu jaoks esimeseks korraks võib-olla liiga pikk ja ma ei naudi seda nagu, mulle väga meeldib sinuga olla, aga mul ongi see taustal kogu aeg see, et ma peaks koju minema või mis iti teeb või kuidas nagu, sest et see on minu jaoks keeruline. Aga üks, et ma peaks seda nagu nii tegema, nii et see nagu, et kuidas ma puhkan, võtan rohkem nagu aega endale. Et ma pean reaalselt nagu magama ka. Kas siis, kui ma öösel ei saa, siis hommikul järgi natukene, et see on mind nagu nendel nädalatel aidanud, kui sa oled pikemalt võtta kodus olnud. Et kui ma olen saanud nagu, et sa võtad hommikul liti ja siis ma magan edasi. Ja Niimus ajal sa muidugi ei taha anda teda kuidagi mulle. Seepärast, et ta ei taha tulla. Ta on klammerdunud minu küljes ja mulle ei meeldi niimoodi ära kiskuda, sest et ta kuidagi tahab hommikul kaisutada seal voodis. Et mul on olnud see vaimselt keerulisem, sest enne oli see, et sa võtsid ta lihtsalt ja ta tuli. Vaata, siis sa läksid temaga diivanile.
aga praegu ta reaalselt ju ronib mulle kaisu, hoiab must kinni, et sa peaksid ära tõmbama sealt jõuga ja mulle nagu see ei... No pluss ega ta varem ka tegelikult, kui ma läksin teise tuppa, siis ta jooksis tagasi ja tahtis ukse taga vaata. Ajas, tahtis koputada. Eks kokkuvõttes, ega see veits on alati nii olnud, et ta tahab, et sa ärkaksid ka ikka. Aga talle ei sobi, kui ainult tema on üleval, teised peavad külal olema. Nojah, sina ka, sa peaks ka kogu aeg kodus olema, sest et talle ei meeldi, kui sa vetsugi lähed või teisest toast, nagu ta su häält kuuleb, siis tal on kohe, tuleb peksma sinu ukse taha papa ja. Et millegipärast ta kutsub Remot papaks praegu. No ja tegelikult aru ei saa, keda ta või mida ta kutsub. Aga no kui me rääkisime sellest, kui sa küsisid, mida ma nagu vajan, siis ma tundsingi, et ma vajan nagu oma aega natukene selliselt, et puhata lihtsalt. Ja mis me siis kokku lõppisime ka oligi, et mina üle päeviti, siis mina vastutan Itiga väljas käimise eest ja hommiku osa on ju. Ehk siis senikaua, kui sina ärkad üles või, no ühesõnaga kella 11-ni hommiku on siis ühel päeval. Kõikidel päevadel on 11-ni hommikupool. Ja siis üle päeviti on 11-st mis iganes 4-ni on minu enda aeg nagu, kus ma teen, mis ma tahan. Ja siis on see, ja üle päeviti niimoodi on see, et nagu mina vastutan päev otsa. Ja siis selle lootuses ongi see, et siis sa saad nagu puhata võts. Kuigi ma ei tea, see ongi nii veider, et ma nagu huvitav on veel see, nagu mulle meeldib see teema lihtsalt, mis tuli, et mul on hästi palju nagu nõudmisi endale kuidagi, et see väsitab ka mind, on ju. Ja siis Erles mu nõustaja küsiski, et mis see siis hästi toimimine sinu jaoks tähendab või mis see hakkama saamine sinu jaoks tähendab. Siis ma sain aru, et ma olen kuskilt nagu haaranud siis aegade jooksult ülesse, kas sotsmeediast, meediast üldse, ma ei tea, kuskilt mingid nii-öelda rollid või emarollid, mis tunduvad minu jaoks nagu, kuidas peaksid asjad olema. Ja siis, kui ma talle neid kirjeldasin, siis ta ütles, et need tunduvad nagu ebarealistlikud. Ja... Mis sa talle kirjeldasid? No, et mina tunnengi ennast nagu läbikukkununa, on ju. Sageli see nagu ongi mul on nagu raske aktsepteerida, et ma ei ole nii võimekas, kui ma tahaks olla. Ja siis, kui ta küsis, et siis mis see siis on, siis ma mõtlesingi, et ma tahaks jõuda koristada, süüa teha, nagu olla täiskohaga ema, täiskohaga abikaasa. Sest ma nagu, kuidagi mul on see pilt silmes, et nendest naistest, kes koristavad, jõuavad veel oma ettevõtlust teha sealt kõrvalt, on ju, kodud on korras, söök on laual, mingid valmistavad mingid kõiki, ma ei tea, mingid ala jõule, et sugulased käivad külas, teevad seal oma asju, on ju, laps on kogu aeg kuidagi, käivad lapsega nagu spaas. Nagu filmis või? Ei no, ma siin Eestis ka mingid, sotsmeedia vahendusel nagu näiteid. Nagu filmis. Ja siis ma ei saa aru, kuidas mõni jõuab nagu. Ma ei saa aru ja siis ma tunnengi, et nagu ma ei jõua, isegi koduabilise kõrvalt, ma ei jõua mingeid asju, nagu ma ei saa aru lihtsalt, kus see ja siis tekibki see, et issand, et mida ma veel 2 lapsega nagu teen. Et kui ma ühegagi praegu on keeruline mul jõudmise koha pealt nagu. Ja mis ta siis ütles sulle selle peale? Ütleski, et ebarealistlikud eeldused või? No ebarealistlikud eeldused ja ma pidin nagu enda jaoks täpsemalt ära raamistama, et mis ja siis üle vaatama ja siis tegema nagu selle miinimum, selle, et mis on minu jaoks nagu päriselt oluline. Et kas see, et mis on nagu asjad, millest ma ei tagane. Ja siis mis on asjad, mis on küsitavad. Nagu, et kas, ma mõtlengi, et ilmselt, et kas korras kodu on nüüd see must have asi või see on nice to have. Et see on nagu, et kas ma oletame oma vaimse tervise või oletame oma, ma ei tea, lapse aja arvelt, siis ajan taga seda puhtust, mida ma tahaksin ja versus see, et ma veedan Itiga aega näiteks, kui mul ei ole jõudu, et mis need nagu ja siis see võtabki ilmselt, muidugi ma olen seda nagu, ma olen oma standardid nagu nii palju alla lasknud, aga ma lihtsalt ei saa aru, kuidas ma ei jõua. Ma ei tea, mõni ema siin, ma ei tea, ma saingi kokku ühe tuttavaga poes üks päev, tal on kaksikud.
väiksed praegu ja siis mul oli mingi, et et ma ei saanud täna 1,5 tundi magada, umbes järjestit oli üleval, siis ta mingi, ma magasin täna öö peale 2 tundi kokku umbes ja siis ma mõtlesin, et okei. et ma jaksaks poodigi tulla, kui ma oleks 2 tundi maganud. Ja noh, sel naisel on ka teha selles mõttes, et nagu, et ma ei tea, kuidas ta handlib ära seda, ma reaalselt ei tea, noh see, aga noh, inimesed ongi erinevad nagu selle koha pealt. Ja noh, eks see tugivõrgustiku teema on ka vaata, et meil ei ole nagu kuskil ema võtta või vanaemasid võtta kuskilt lähedalt nagu niimoodi, et on niisugune turvatunne, et ma ei tea. Aga meil on inimesi, noh, selles mõttes, et issand, mul läks vist täiesti teemast kõrvale praegu, ma väsinud. Aga ma ei tea jah, kuidas ma ei jaksa. Sa ei tea jah, kuidas sa ei jaksa? See oli mul kuni järgmise korrani see mingi kodutöö või asi, ma pidin nagu sellel teemal välja kirjutama. Ei ole veel alustanud? Ei ole, mul pole aega olnud, jõulud olid. Ja siis, mis äge oli minu arust veel oli, et me olime mu ema juures ja me käisime sünnipäeval Itiga ja seal oli nagu nii äge näha, kuidas ta on nii väike, aga tegelikult on nii tubli. Et midagi me oleme väga hästi teinud. Noh, tal on hea temperament ka selles mõttes. Kodus on nagu võib-olla on ju rohkem tähelepanu, samas väljas on see, et ta tegutseb. Ta on hästi uudishimulik kõige suhtes. Et seal oli siuke hästi nagu nii äge oli selles mõttes, et eks mulle jällegi oli esimest korda siuke, kus ma pidin nagu rohkem oma lapsest lahti laskma, et ma ei saa öelda, et ma nüüd pingevabalt seal istusin, et ma ikka kogu aeg jälgisin, kuna see ruum oli hästi suur ja seal oli inimene, kes tegeles lapsega ja noh, jälle seal oli ka see ajasurve, vaata, et pidid kogu aeg jälgima, et pead nagu koju minema, on ju. Ja siis Iti, noh, ta saab 1,4, noh, 1,3 praegu, on ju. Ja teised olid kõik suuremad ja siis ta rahulikult täiesti suur, nagu ma ei tea, hästi suur hoone, on ju, ja siis teises otsas oli see lastenurk ja siis ta oli seal ja siis ta vahepeal päterdas seal laudade vahelt jälle tulistus meile sülle, sõi paar rampsu ja siis pani jälle joostes tagasi ja nagu, ja siis seal oli mingi naine, kes ütles, et ta küsis, kus MS-i on kuskil laua vahel, siis ta näitas meie poole ja siis tuli jälle naeris seal ja siis läks jälle mängima tagasi. Ja siis seal oligi mingi kasvataja, kes ütles ka, et tegelikult, et on nagu hästi sotsiaalne, et nii äge vaadata, et nii väike alles. Iseseisev ja aktiivne. Jah. Et samas noh, ta pöördub alati nagu meie poole, kui midagi on. Ja aga üldiselt ta on jah, kui ta nagu öösiti ja nii, ta on nagu mega memmekas ja selline, aga kui ikkagi ta kuskile läheb, siis ta kontrollib kogu aeg, et me oleme olemas, aga ta on hästi uudishimulik ja hästi nagu iseseisev. Et ta on hästi sotsiaalne. Et see oli ka kindlasti üks põhjus, miks ma julgesin jääda täna. Et ta ei, noh, mis mind aitas või toetas selles mõttes, et muidugi me tegime kodus eeldud ka, et Linda pani teda mitu päeva juba magama ja selles mõttes ma ju tegelikult tean, et ta on nagu ühtedest turvalisemates kätes üldse, kus ta saab olla peale meie, on oma vanaemaga koos. Ja Linda on tegelikult väga palju siin käinud ja teda hoidnud, et selles mõttes seal ei nagu noh, seal võivad juhtuda kõik need samad asjad, mis meiega võivad juhtuda, et selles mõttes, et aga üldiselt nagu on okei, aga lihtsalt raske. Ja su ema on tegelikult nüüd pühapäevani siin ja siis ta tuleb veel järgmine nädal ka, et on 4 päeva. Et aga ühesõnaga järgmise kuu aja vaates siis ma ei tea, ma arvan, et eks ma pean enda peas ka natuke mingid korrektuure tegema oma enda standardite osas võib-olla. Ja noh, läbi mõtlemegi, et mis asi nagu toimib ja mis ei toimi võib-olla või kus ma, või noh, pigem vaatama, et kus need nagu tõekspidamised tulevad, et kas ma teen endal elu raskemaks või on neil üldse nagu põhja. Aga ma ei tea, minu arust see emadus on pidev struggle mingite asjade vahel, mis on õige ja mis on vale ja jõudsime Itiga emasse, et kui tavaliselt vanematel on nii, et isadega juhtuvad lapsel kogu aeg õnnetused, mida mina kardan nagu, et Remoga,
siis meil on nii, et Remoga Iti teeb kõiki asju nagu veel vabamalt laseb teha, tal ei juhtu mitte midagi ja mul juhtub kogu aeg Itil midagi, kas ta kukub pea ees alla kuskilt või nüüd näpp ukse vahele, nii et ma vaatasin, et on täiesti lödi, küüs tuleb maha täiesti mingi lilla on näpp, on ju. Remoga ei juhtu midagi, Remoga jookseb praegu ja platsil munakividel mitte midagi juhtu, minuga on suu verine. See on täiesti õige. See on nagu nii vastupidine sellele. No vahepeal ju kukub minul ka, või kui me koos oleme, siis ta kukub ka suu on verine, hullab katki või midagi. No ma mõtlen sellistes tingimustes nagu õues on, mina ei lase tal seal raekoja platsil no joosta. Sellepärast võib-olla ta sinuga eeldab, et sa püüad ta kinni, aga siis ta on harjunud, et sa aitad teda võib-olla. Minuga ta teab, et ma kinni niikuinii ei püüa, nii et ta peab, iseseisvum olema. Peab tähelepanekum ise olema. Et ja siis jah, kõik see muuga, et nüüd on, mina ei tea, teine trimester hakkas vist või hakkab või mina ei tea, kus see Eesti süsteemi järgi käis. Kohe on, varsti on pool rasedust läbi ja ainult pool veel. Et ja suhte koha pealt ka, et me just käisime väljas, et loodan, ma ei tea, kuidas teised paarid hoiavad oma suhet väikeste laste kõrvalt, aga loodan, et ei hägustu ära see kuidagi, et meie suhe ei mattu siis nagu kodu, laste ja sinu tegemiste alla. Ja ma mõtlengi, et lihtsalt see, et jääks nagu meie mingid ühisosad ka rohkem. Kodu, laste ja sinu tegemistel, sest sinul ei ole ühtegi tegemist. Ei no minul rohkem ongi kodu ja lapsed. Ta ongi, kui kuhugi mattub, siis kodu, lapsed ja sinu tegevused, mitte sina. Mis sinu tegevust? Sinu tegevust olla? Just, ma räägingi, et kas mina pean vaatama üle, et sina nende minu tegevust alla ei mattuks. Et see suhe sinna ära ei kaoks. Pigem tegelikult ma mõtlen seda emaduse ja seda. Emadus on puhtalt minu see oli nagu me tulime ennem toast siis ma ütlesin, et issi vaata. No mul on juba sellised asjad nii, see ei ole just väga, et ongi hetkel ikkagi eile tulime siia, saime oma aja ja siis terve õhtu sa lohutasid mind ja üritasid siin aidata mind, kas minna koju või mida me teeme. Siis paitsid mu pead, kui ma nutsin siin ja vaatasin Iti piltu siin kõrval. Et mõtlen pigem seda. Nagu, et kui 2 last on, siis veel raskem ju. Et see ja siis, kui jõudsime siia tuppa, siis kuidas mul tuli siuke magusisu, et me sõime terve tahvli geisha šokolaadi ja Pringlesi krõps ära mingi 20 minutiga ja siis ägisesin siin kõrval, sest et lihtsalt oli siuke stressitasa läks nii kõrgeks, et nüüd jõudsime, nüüd on meie aeg. Siis mõtlesin, mida me siis nagu teeme. Me vaatasime sarju ja Remo tahtis juba 7 magama jääda, aga ma ütlesin, mina ei saa enne magama jääda, kui Iti magab, et näha, et kõik on hästi läinud. Jaa. Mina ei karda neid asju väga üldse, sest et need loksuvad ise paika. Sama hästi neid tavaliselt niimoodi abieludes loksuvad paigast ära ka iseseisvalt kuidagi jooksvalt hakkavad vaikselt loksuma ja nurgad loksuvad lahti ja siis loksub ja kuni ükskord on ära loksunud. No jah, aga praegu ju meil on loksunud paika ju. Või ei ole? Ei suures pildis on okei, jah. Ehk siis mulle tundub, et me selles mõttes hoiamegi ju seda kõike. Sina lihtsalt muretsed kõik need asja pärast kogu aeg ka. Lisaks sellele, et me tegelikult hoiamegi neid kõik asju. Meil on teraapia. Me kardan nagu seda mingit detaili märkamata, et kui asi hakkab nagu triivima. Ehk siis loomulikult sa mõtledki, et nagu sa üritadki kõik asju näha, kõik asju nii, et meil on olemas pereteraapia ja omavahel räägime päris palju kogu aeg. Meil on see podcast mingis mõttes, mis aitab meil veel seda raami hoida. Siis mina fokusseerin ikkagi seda, et ma saaksin olla kodus. Ja kõik see muud asjad siin jõuda, et nagu mida veel saaks teha. Või õigemini ühtegi, kui sa vaatad nagu lihtsalt fakte, siis nagu me teeme kõiki asju, mida peabki tegema.
No oma aega me ei võta nii palju, paari aega, kui tegelikult me kokku leppisime. Mis mõttes kokku leppisime? Ei no me rääkisime, et hakkame võtma, nüüd meil on esimene kord, ega me ei ole leidnud viise, kuidas võtta. See oli teine kord. Kuna sa mõtled seda? See oli praegu, mina mäletan mingi mingi aeg tagasi, et meil on oma aega ka vaja võtta. Oli üks asi, milleni me jõudsime. Aga me oleme siin esimest korda ajaloos. Me oleme siin selles mõttes esimest korda ajaloos. Ongi meil oma aeg. Tahad esimest korda ju eemal kodust. No selles osas selle võttis meile su ema. Jah, aga selles mõttes me oleme siin. Jah. Aga nagu ma võtan... Ja see oleks meie suhet ju kuidagi... Ma ei tea. Et... No, ja kokkuvõttes... meil on sellisel juhul, meil isegi väljaspoolt ajatakse meil suhet hoida hetkel. Isegi väljaspoolt ajatakse meid. Nii et mul tundub, et... No ja vaata, kui ma räägin ka, siis võib jääda siuke, et mingi mulje, et on mingi kogu aeg on struggle, aga lihtsalt ma vist luubin nagu hästi sisse mingitesse asjadesse, et rohkem kui sina. Et kui ma räägiks sellist üldist nagu sina, et kõik on hästi, siis tegelikult nagu ongi. Nagu kui me siin jalutame ikkagi õhtul ja ütleme, et meil on ikka kohati, meil on esimese maailma mured nagu, või kuidas neid nimetatakse, et nagu, et meil on kõik on nagu hästi, lihtsalt. Meil on tavalised probleemid. Magada tahaks, lihtsalt puhata oma aega. Ma arvan, meil on antud keskkond, kus me elame terviste laste ja kõik muudega, et meil on nagu tavapärased probleemid, mis inimestel ikka, energia ja toit ja kõik olmeprobleemid. Mina tahaks ikka, kas äkki mõnel perekonnal on mingi nipp, kuidas laste kõrvalt oled energilisem ja kohvi ei aita. Et kuidas laste kõrvalt veel rohkem teha on siis, kui sa peadki käima, kõik mõlemad lapsevanemad peavad käima, ma ei tea, täiskohaga tööl ja arveid ja sente lugema igal päeval, siis on nagu occupied kõik, siis ei ole aega mõelda nende võib-olla esimese maailma murede peale. Esimese maailma mured vihjavad sellele, et sul on päris hästi kõik elus. Ei no ma saan aru, et on, aga ma mõtlen just, et kuidas nagu laste kõrvalt nagu mõni, ma mõtlengi neid, kes, see tulebki sinna, et ma ei tea, käivad igal pool kogu aeg ringi, teevad igast asju lastega, ma ei tea, kogu aeg on kuskil mängutubades. Aga see ongi sinu ettekujutelm kellegi ebarealistlikust elust. On see, mida sa ju räägid praegu. Aga mõni jõuab ju. See ei ole ebarealistlik ju. Ei mõtlengi, et... Aga sa tahad siis käia ringi kogu aeg elule? Ei viitsi vist. Aga mis sa siis sellest räägid üldse? Ma tahaks seda energiat lihtsalt. Ma ei tahaks ringi käia kogu aeg. Ma tahaks, et mul oleks lihtsalt energiat. Aga ilmselt sa arvad, et need, kes käivad hästi palju ringi, et nende lastevanemad on hästi palju energiat või? Et nad arvad, et nad siis sunnivad ennast, sest teevad head nägu pildi jaoks või? 100%. Mingi osa nendest on need, kes lihtsalt teevad ja need juvita lihtsalt, kas neil on energiat, neil ikka ei ole. Või ilmselt on neil veel vähem energiat kohati. Aga neil lihtsalt on tervis võib-olla korras või ma ei tea. Nad ei ole parajasti rasedad ja nad ei ole parajasti kõikide asjade otsas nagu. Et nagu, kui sa võrdledki lihtsalt ennast mingi teise inimesega, et sa kindlasti oled võrdlenud ennast inimestega, kes on, ma ei tea, üksikud, isegi jälle peret ei oma ja siis mõtled, kuidas nemad saavad nii palju asju teha? Ei ole enam kusjuures. Et need võrdled ainult nendega, kellel on lapsed? Ma nagu, ma ei saa ennast võrrelda nende inimestega, kes on üksikud, sest ma ütlen ausalt, et ma nagu mulle meeldib, et mul on laps. Ja aga kellega siis võrdled, kes need inimesed on? No need, kellel on lapsed. Kes kõiki teevad ja kuidas sa tead, nad kogu aeg kõiki teevad? Mida näen? Kus kohast? Meediast. Ja see meedia on mis asi? No... Reaalsus või? Ei no reaalsus, selles osas, et ma ju, kui inimene käib nagu ühes kohas, ma näen ju, et ta teeb neid asju, ega see, mis see reaalsus on see, et kas ta selle juures puhanud on või ma ei tea, seda ma tõesti ei näe. Aga ma mõtlen, et ma jääks nii palju ka teha. Kui palju? No toob mõni, ma ei tea, näide mõnest inimesest, mida siis inimene teeb?
kes iganes. Ma tein juba, jah. Mõtle konkreetse inimese peale, keda sa mõtlesid ja mida ta siis teeb päevad läbi iga päev. Ja tal on siis palju lapsi, tal on ja mis ta teeb siis? Üks laps on. Näiteks ma võtan üks konkreetne. Tal on oma ettevõte, on ju, siis ta oma lapsega käibki igal pool, ma ei tea, puhkamas, üritustel. No, ta laps on siis? 2 sai vist äkki. Ja mees on ettevõtja vist, ma ei tea, meest ei ole nii palju pildis seal. Aga mina ei tea, kodu läigib kogu aeg ja kõik, ma ei tea, mingi... Ise koristab kõik ära või? Mina ei tea, ta lihtsalt tegelikult käib koristajaga, aga ta koristab vist ise ka päris palju. Või no vähemalt ta väidab, et ta koristab, ma ei tea. Ja siis laps käib lasteaias või kuskil? Ei, kodus on. Kodus on hästi aktiivne nagu selles mõttes, et ma küsisin kusjuures psühholoogilt ka seda, et ütlesin, ma ei saa aru, mis vahe sellel on, et miks ma nagu, ma rääkisin ka siis, et nagu, et miks see toimetulek mingites olukordades väsinuna ja need on mulle nii raske. Ja mõnel ei ole, siis ütles, et siin võib ka see olla, et trauma minevik on juba erinev. Ma ei taha nagu kogu aeg traumad ümber mingi keelelda, aga triggereid on rohkematu, kui lapsed tulevad ja abielud ja asjad, magamatus. Aga isegi, kui sa seda sama asja võrdled, siis sa jällegi võrdled ju võrdlematut asja. Ma tean. Ja siis tal on üks laps ainult. Sul ei ole isegi kui sa rase oleks, siis sul oleks ainult üks laps. Sul on tegelikult nagu 2 last pluss 3. laps tuleb. Ja. Et kui sa nagu üritad võrrelda midagi, siis sa peaksid võrdlema kellega, kes on ikkagi natuke sarnasemas. Et sinu, jah, nagu... Jah, ikkagi jah. Võrdlemine on vajalik. Ei... Ma olen nagu võtnud seda rohkem see, et äkki see nagu motiveerib mind või nagu annab, ma leian kuskilt mingi nipi, kuidas nagu mõni inimene teeb seda, mida ma ei ole nagu veel... Sa ei ole seda motivatsiooni leidnud üle? Ma ei ole leidnud seda motivatsiooni. Aga sa ikka loodad leida? Ma ei ole seda klikki leidnud või seda, et et näed, et kui ma teeks nii, siis äkki mul oleks ka nii. Ja siis mida ma näen, on see, et ma ei jaksa lihtsalt, et ma ei saa aru, kuidas nad seda teevad, sest ma ei jaksa. No, sa küsi nende käest siis. Küsi. Ei küsi. Miks? Et kuule vaatan, et kus sa jaksad nii palju teha. Jah. Et siis sa pigem ise vaatad, et sa ei jaksa ja siis lihtsalt ei hakka isegi uurima nende inimeste käest, kes tundub nagu nad jaksaks või äkki nad ütlevad, et kuule, tegelikult ma ei jaksa vitsitagi, et see, mis siin on, kõik on puhas crap, et see lihtsalt on 5 minutit minu päevast ülejäänud aeg, kui ma kaamera taga ei ole, siis ma tegelikult olen selline maas. Jah. No, see mingi kohvkaas ja kallistused, seal on enam-vähem kirjeldatud seda, jah. Nii et see raamat, et... Ja kas nendel inimestel on siis nagu järjepidevalt olnud kogu aeg on ainult energiat täis olnud või? Suht. Et nagu, ja sa oled neid jälginud kui kaua siis? No ei tea. Terve elu? Et neil on lihtsalt ainult, kokkuvõttes on ilmselt on neil ainult tõusujoones. No, ainult hästi. No nii tundub jah. Et... Aga selle kohta ju räägitakse kokkuvõttes igal pool ju. Kui sa küsiksid ChatGPT käest, mis ta ütleks sulle, siis mis sa tead juba? See on fake kõik. Muidugi ole küsinud. Aga see on fake kõik ju. Ma ei usu, et see nii fake on. Ma arvan, et mõnel inimesel lihtsalt ongi võib-olla rohkem energiat. Okay, kui sa arvad, et kuidas keegi mind vaatab väljaspoolt? Mis sa arvad? Ma tahaks seda pilti näidata seal. Mis pilti? See, mis sa diivani ees maas oled paljalt seal. Magan, jah? Okei, aga nüüd võrdle, aga kui sa vaataksid ainult väljast mind, mis sa arvad, milline ma oleks siis? Ma ju tean, kuidas teised sind kirjeldavad. Nii, ja nüüd kas see on siis tõsi või? Ei no, päris nii äärmuslik ei ole ikka, mis inimesed arvavad. Et sa oled nagu ainult mingi tinasõdur või mõtselt nagu selles mõttes, et ikka load on ka. Ma arvan ka.
see ei ole päris nii lihtne, nagu tundub. Ei ole jah. Aga sinu näidelt ma polegi niimoodi otseselt naise konteksti pannud. Et see, mis väljapoole võib tunduda nagu ja see, mida sa jõuad teha ja mida sa teed ja versus see, et kohati, mille arvelt see tuleb või kuidas sa nagu, kui väsinud sa tegelikult seda tehes oled vahepeal. Et mina ei olen ise kodus öelnud, et ma arvan, et sa varsti kukud jala pealt maha, aga sa lased edasi ikka. Et see, mis mulle kõrvalt tundub nagu koduseinte vahel. Ja, sinuga polegi ennast võrreldel niimoodi. Olen küll tegelikult, ma olen sulle ka alanud, ma ei saa, kuidas ma ei jaksa, et kuidas sina neid magamatust nii hästi händlid ja mina ei händli. Ja mis sa siis arvad? Miks sa siis arvad praegu, kuidas ma händlin seda kõike või? Sa lihtsalt ei mõtle selle, sa lihtsalt teed. Sa ei ütle, et ma olen väsinud, tegelikult ütled ka vahepeal, aga see on väga harva. Sa lihtsalt teed neid asju, mida on vaja teha. Sa ei vingu. Sul on nagu nui neljaks lihtsalt teed. Sul on oma momendid, kus sa oled pahane ja pahur ja väsinud ja sul näkku, sul ikka näeb, kui sa oled ikka viimse piiri peal, selles mõttes siis sa oled ikka ärrituv ja siuke kuriga. Aga üldiselt sa lihtsalt teed oma hea näo ette ja teeskled, et sa jaksad ja teed lihtsalt. Mina ei oska nii, ma ei suuda nii. Ma ei... No aga ei peagi ju. Väsimusega ei suuda, jah. Jah, piisab, et üks suudab, aine. Kahe peale kokku peaks suutma asju teha. Nagu ma alati räägin. No, me oleme ikkagi nagu meeskond. Ei, no me teemegi kahe peale lihtsalt ma räägin sellest nagu üldiselt sellest nagu mindseti koha pealt, et mina ei jaksa. Ma ei suuda niisugust nagu head nagu sita selle enesetunde üles teha nii hästi kui sina. No ma harjutasin vanasti hästi palju lihtsalt tuurpommakaga, et oli vaja ikka last hoida vahetelt, kas ma jõin hommikuni või mitte. No mul ei ole niisugust kogemust. Et ma ei ole... Ma olen ühe korra pidanud tegema elus siukest head nagu pohmakaga, mul tuleb meelde. Et ma läksin hommikul läksin tööle, ma töötasin kuskil mingis toidukohas, mingi väike, mingi kohvik oli. Ja siis ma läksin hommikul otse peolt tööle ja ma mäletan, kuidas ma istusin trammis, oli siuke, et hakkas üle minema ja siis jõudsid sinna kohale ja kõik toidulõhnad. Ja ma pidin nii head nägu tegema, sest ma iga kord, kui ma neid, ma ei mäleta, mingi pannkooke, mingit serveerisin seal või mingid asju, siis mul tegelikult oli oksekurgus. Ja siis ma pidin küll klientidele kogu aeg head nägu tegema. Ma ei kujuta ette, kuidas ma haisesin ainult, aga sellest ühest korrast ma ei õppinud veel midagi vist. No see mõttes, et mina ikkagi, ma ei tea, mul kogu aeg ikkagi sama, jah, see... Mul on see ikkagi, ma ei tea, hold my beer. Et nagu justkui saab kõike teha. Ja siis on nui neljaks ja lihtsalt nagu surun läbi ennast lihtsalt. Ma ei tea, mis on. Et kui on sitt olla, siis on sitt olla ja midagi siis teha. Siis on täna sitt olla lihtsalt ka veel. Lisaks kõigile. Vaata, me ei ole nende aastatega sinu pealt seda veel ära õppinud. No ei peagi, ma arvan. Võt. Midagi veel tahad öelda või? Head aasta lõppu siis, jah. Ja head aasta lõppu, jah. Kõigile teistele ka. Ja ilusat uue aasta algust, jah. Jah. Paneme nüüd kaamerad kinni. Davai. Ciao.